Kunagi Madisson, kes alustas meie kooli üldse, Terve Tehnikaülikooli, olevat rõhutanud, suur võim ei andesta viga. See suure võimu ajal ta ei mõelnud Jumalat, aga mõtles loodust. Tähendab, kuidas loodus käitub. Millised peaksid olema inseneri väärtused? Noh, kõigepealt inseneri ettevalmistus, koolitus. Põhjalikult ta peaks õppima matemaatikat. Nüüd elastsusteooria on kogu selle vundament. Üks asi, mida tuleks kõrvalt võtta, on tõenäosusteooria. Insener peab oskama pliiatsiga paberile joonistada selle sõlme, tähendab, tal peab olema ruumiline ettekujutus. Ja teine asi, vastutus. Et ta peab seda vastutust ehituskonstruktsiooni puhul tundma. Kuidas üks pisikene viga võib põhjustada erakordselt suure katastroofi. Täna oleme külas Eesti ehitusinseneeria valdkonna emeriitprofessoril Karl Õigeril. Mul on väga suur au, tänan teid kutsumast. Ma alustan siis kohe kõigepealt sellega, et mis on teid elus kõige enam arendanud? Mul on õnne olnud olla maapoiss ja tähendab maal talus ei ole kunagi sellist aega, et sul ei ole vaja midagi teha. Sa pead õigel ajal põllu harima üles ja külvama ja kõik aiatööd tegema. Samuti tuleb loomade eest hoolitseda ja iga jumala päev 24/7. Ja juba lapsepõlvest peale, maast madalast ma sellise elustiiliga harjusin ja ma arvan, et see on mul kõige edaspidi selline edukas vundament olnud. Siis ma olin veel 3 suvet, olin karjapoiss, loodus ümberringi, ma näed, kuidas loomad käituvad ja nii edasi. Et mul oli küllalt suur kari tolle aja kohta, 9 lehma ja 20 lammast, mida ma pidin siis ühes sõbratalus hoidma. Ja üks pull läks vahel, hakkas pulli tegema. Kündis maad, sõrvedega ja millegipärast läks tal alati siis kõht lahti. Aga raskeid aegu, kõikide tööde tegemisel tuleb olla järjekindel ja seda teha arukalt. Et siis alles sellisel moel saad kätte kõike seda, mis eluks on vajalik. Teie elus on olnud väga suured õnnestumised, aga kas on olnud ka mõned läbikukkumised? No ei, suuri läbikukkumisi mul küll ei ole kunagi olnud. Et kui sa kõiki asju tähelepanelikult teed, siis neid nii ei ole. Ei mäleta küll ühtegi, et oleks midagi väga viltu läinud. Millised on teie tõekspidamised? No tõekspidamine on see, et seada siht nii kõrgele, kui ulatad ja veel kõrgemale. See, et kui otsid kogu aeg elus selliseid kergeid läbisaamise, hakkamasaamise võimalusi, näiteks noored tihtipeale valivad hästi lihtsa eriala, peaasi, et diplom kätte saada. See ei saa olla lõpuni edukas. Ja et ainult suurte pingutustega ja tuleb näha palju vaeva, et midagi saavutada. Mis on teie jaoks olnud edu? No edu on see, et kui minu enda planeeritud tegevused tulevikuks
ja ka need, mida ma olen teistele lubanud, et ma nendega saan maha noh, ette nähtud ajaks. Ja mul ongi see noh, selline imelik käitumine, et kui ma mõnda asja alustan, no alustamise kohta küll öeldakse nii, et kes alustab, sellel on pool tööd tehtud. Siis on mul mure, et äkki seal tagaotsast jääb paar päeva puudu ja siis ma kiirustan. Et selle kohta kunagi Goethel on üks väga hea luuletus, et miks homse varna heita tänast tööd, ei viivitusta muud kui kurja, kus aga tahe jala maitleb küünet võimaluse turja, ei seal töötle iial nurja, vaid uute tööde seemneks said. Kas elus on tulnud ette ka selliseid väga raskeid ja keerulisi olukordi, mis on andnud eriliselt sellise õppetunni? Eks Siberis käik oli. Kõigepealt noh, et kas ma kuskil oleks hirmu tundnud või asi oli see, et kui ma olin 5. klassis Vana-Otepää algkoolis, siis noh, tunni ajal kutsuti mind välja, seal oli 2 automaadiga varustatud sõdurit ja koolikott kästi kaasa võtta. Nüüd seal ühes võõras talus pandi mind hobuse talli nurka, hämarasse nurka ja minu ees seisis üks automaadiga sõdur. Ja siis oli küll elus noh, ainuke kord, kui tundsin, et ega enam palju elada ei ole jäänud. Tundsin, et üleni läks kõik niisugused tümaks ja ainuke, mis ma mõtlesin, et see ei käi kaua. Aga tegelikult olin ma seal hobuse tallis selle tõttu, et seda talu pere hakati küüditama. Noh, alati inimesed hakkasid nuutma ja seal oli igavene suur jänt, et noh, minimaalsed asjad kaasa võtta, mida lubati ja nii edasi ja no ma pidin olema seal tallis selleks, et ma jalga ei laseks. Sellel ajal pärast pandi mind, võeti auto peale, siis läksime juba õiges suunas, siis küüditati veel vahepeal üks pere ja kui juba 2 peret ja mina olin seal peal, siis me läksime sinna, kus mul ema elas, Päidlasse, hoopis teise kohta. Ma koolis käisin küll vanaema ja kasuvanaisa juures Vana-Otepääl. Viidi sinna ema juurde ja siis võeti see peale ja noh, see algus. Muidugi teine osa sellest oli, kui ma nüüd hakkasin Siberist tagasi põgenema. Noh, ma olin kuskil 11-12 aastat vana. Algul alustasime küll 4 poissi korraga, aga me ei saanud piletit osta rongile. Seda müüdi ainult komandeeritutele. See komandeering oli lilla tindiga kirjutatud paberile mingi asi. Või siis sõjaväelased. Sõjaväelased küll tegid altuurat sellega, et läksid sinna, ostsid omale pileti ja müüsid siis 2 korda kallima hinna eest maha. Aga me piletit ei saanud ja meie ainuke võimalus oli rongil sõita välistrepil, vanadel vagunitel, mida on ka Haapsalu seal muuseumis näha. Kui uks kinni pannakse, välja jääb 3 trepiastet. Me istume selle trepiastme peal, siin oli käsipuu, selle tagant oli käsi läbi ja tagant ja hoidsid ennast kinni. Aga me olime peaaegu nädal otsa olime magamata ja hommikul päike tõusis ja läks soojaks ja ma jäin magama. Ja parasjagu, kui see rong tegi sellist, muutis natuke suunda, öelda tsentrifugaaljõuga viskas mind välja ja ma olin nii magamata, et ma jäin seal, see oli pehme niisugune soine pinnas, ma jäin sinna magama edasi, ma ei ärganudki. Ja kui ma ärkasin, terve päev olin ma maganud ja õhtul oli juba hämar, päike ajas sooja. Ja siis ma hakkasin, kuidas öelda, nagu loom, keda taga aetakse. Et ega ma ei istunud maha ja hakanud nutma, vaid ma hakkasin otsima, kuidas edasi minna.
ja noh, kuna on raudtee kõrval, ma arvasin, et noh, selles suunas tuleks minna. Aga siis vastu tuli suur lai jõgi, nähtavasti Kama jõgi. Ja silla peal olid sõdurid valves. No ma ei saanud üle silla minna. Läksin siia jõe äärde ja üle selle laia jõe üks mees püüdas kala paadiga. Ja ma tõstsin käe üles ja ta sai aru, sõutis selle paadiga kurat üle ja viis mind sinna teisele poole. Ja sealt edasi ma läksin jalgsi nii kaua kui raudteejaama. No siis oli igasugust seiklusi, et vahepeal sõitsin vales suunas. Ja kuulen, et mingi Novosibirsk oli see sõna nähtavasti. Ma ütlesin, kurat, mingi Siberi asi, et see on vale suund. Ja hüppasin käigu pealt rongist välja. Noh, rong ei sõitnud väga kiiresti ja ma ei tea, kust ma selle tõe võtsin, et hüpata tuleb sõidusuunas. Ja muidugi seal oli killustikku ja nii edasi ja sõrmekondid olid küll verised, aga muud ei juhtunud midagi. Läksin raudteejaama, ikka see magamatus. Ootan nüüd seda rongi, mis läheb Moskva poole. Ja seisin ukse piida juures, niisugune väike nurk tekib nagu. Seisin seal püsti, ma püsti jalu jäin magama. Ja miilits äratas mind üles. Ja muidugi jälle täpselt sama viisi, aga kuidas seda rongi peale saada sinna ilma piletita. Asi oli see, et ainult tagapoolt sai peale. Eespool, kui rong hakkas liikuma, vagunisaatja näitas seda kollast lippu, et kõik on korras. Ja tagant, ega ma ei olnud ainuke, seal tuli terve kari inimesi peale. Ja algul olime seal selles eesruumis, vaguni eesruumis. Ja mõnikord ka õnnestus minna katusele või see kahe puhvri pealt läheb niisugune platvorm üle ja ta on külgede pealt suletud küll see ruum. Ja nii sai seal siis reisida, aga väljahüppamist oli veelgi korra ja muidugi kõige hullem oli üks raske moment oli see, ma sõitsin Moskvani välja selle tembuga. Ega süüa ei olnud rohkem, kui oli see pannileib, tead, vormis valatud leib, mida nõukogude algul kutsuti seakeeksiks. Ja jõudsin sinna Moskvasse, vaatan, et midagi Tallinna poole või Eestit, mitte midagi ei olnud. Ega ma väga 12 aastat ikka vene keelt oskasin lugeda. Ja siis küsin ühe noore poisi käest, et kus nagu Tallinna poole läheb. Ma ei tea, kuidas ma seda vene keeles tegin. Ja see küsis, et kas mul leiba on. Ja ma andsin siis, murdsin sealt ühe tüki ja selgus, et see Siberist tuleva rongi raudteejaam oli üle platsi, oli Eestisse tulev raudteejaam. Ja jälle täpselt sama looga ikkagi seal tagaküljel trepi peal kuni Kalinini, praegu see on Tver. Aga seal juhtus see katastroof, et kui rong liikuma hakkas, jälle sealt tagant tuli nii palju inimesi peale ja suuri mehi ja ma ei suutnud, rong hakkas liikuma, ei suutnud sellest käepidemest kinni hoida. Ma kukkusin selja peale maha, rong liikus ja kuidagi jalad kukkusid ettepoole, ma ei tea, kas läks ratas üle varvaste, aga võis olla ka see, et mul jäi see trepi külge saabas kinni, mul oli 2 paari villaseid sokke jalas ja see paltega kinni seotav poolsaabas ta rebis selle jalast ära ja sellega koos tõmbas jala külje pealt natuke nahka maha. Ja pea muidugi, see haav on praegugi seal olemas ja siis peeti rong kinni ja viidi haiglasse ja ainuke tõsine kirurg oli sõjaväe Velsker. See ei osanud seda tööd teha. Aga siis pandi mind selle
operatsioonisaali lava peale. Laia present nende paeltega või rihmadega tõmmati käed kinni ja üks jalg. Ja siis pandi ette üks niisugune korv ja ilma igasuguse tuimestuseta tõmmati see kuradi lugu maha. Ma karjusin nagu pöörane ja kõige hullem oli, kui ta saagima hakkas, no seal on see kesknärvisüsteem ju luus läheb. Nii et noh, kui ta lõpuks oli selle ära teinud ja võttis selle kasti eest ära, siis ma nägin, et jalg oli niisugune ümarpamp. Ja siis viidi haiglasse ja nii edasi ja noh, sealt kõik see pääsemine koju. See oli nüüd see kogemus, ebameeldiv kogemus, raske kogemus, mis ausalt öeldes noh, jäi minusse ja minu edasist elukäiku ja eluviisi toimetama või mõjutama. Ja väga paljud teie kolleegid ja teiega kokku puutunud inimesed ju tegelikult sellest ei teadnudki. Nojah. Et te olete oma elu selliselt elanud, et vaatamata nendele raskustele ei ole te selle üle mitte kuidagi virisenud, et väga palju sporti teinud ja... Jah, tänu, eks 92 ongi see, et väga palju on tehtud sellist harrastussporti. Algul ajal oli ujumine, ega see ei olnud mingi stiil, aga selles õnnetusstiiliga me ujusime kilomeeter otsi Kaarnajärvel. Ja kõik jalgrattasõidud ja maratoni suusatamist talvel on tehtud küll niisugused 50 kilomeetrist otsad. Tartu maratoni ma ei ole küll kunagi suusatanud. Et ka selline spordi tegemine ja vaba aja tegevused, hobid, et need kõik ikkagi toetavad seda inseneri rasket vastutusrikast tööd. Ja ei muidugi. Et see peab kõik olema. Näiteks, kui pea hakkas paksuks minema juba, ega neid arvutusi, kui ma aspirantuuris olin ja seda kandidaaditööd tegin, see matemaatika ja ehitusmehaanika, see on päris sitke. Ja kui pea läks paksuks, siis ma tegin pika jalutuskäigu kuskil 10 kilomeetrit. Või võtsin jalgratta, sõitsin kuskil Väärna-Jõesuusse või isegi Klooga randa. Klooga randa on 45 kilti, edasi tagasi 90 kilti. Siis on pea täiesti mõttetu mujal ja nii edasi. Muide selle spordi osatähtsus, kui ma kirjutan, ma Vene ajal mulle üks julgeolekumees, keda ma hästi tundsin, ütles, et ära doktoritööd üritagi teha. Doktoritöö läks ju VAK-i kinnitamisele, see oli kõrgem atestatsioonikomisjon Moskvas. Seal ei vaadatud mitte ainult seda tööd. Ja nii, siis ma ei üritanudki. Aga nüüd, kui tuli, Eesti sai vabaks, just sel ajal, kui see putš oli siin ja pärast seda ma läksin Tamperesse, mul oli küll kirjateel kokku lepitud, et nad lubasid, et võtavad mind 1 semestriks sinna stažeerima. Ja algul, anti mulle üks ruum, seal oli arvuti, kas mingi 386, midagi niisugune, ma ei mäleta enam seda number. See oli igane vilets arvuti, aga midagi teha sai. Ja Helsingist mu üks tuttav professor Mägelainen palus, et ma kirjutaks oma uurimistööst Soome ehitusmehaanikas ingliskeelse artikli. Ja kui ma selle artikli valmis sain, siis ma hakkasin mõtlema, kuramus, pane see doktoritöö kokku. Ja tolle semestri jooksul ma töötasin tõesti 18 tundi ööpäevas, magasin väga vähe ja spordiga seoses. Et kuidas see aitas. Nädalas paar korda ma
Ervantast, tähendab Tamperest, läksin kesklinna, see on 10 kilti ja tagasi 20 kilomeetrit. Nii et ja kui ma seda pikka matka ei teinud, siis seal oli hüppemägi, see hüppemäe juures ronisin alt üles 2-3 korda. Mitte nüüd trampliinil, aga mäes. Pärast seda käisin duši all. No õhtul tähendab, ma tegin seda siis, kui juba oli pime. Käisin duši all ja siis panin edasi kuni kella 3-4 öösel. Et vot see... Et see sportlik eluviis andis sellise ei noh, siis see loodus ümberringi ja isegi mõnikord selle matka ajal mõtled mõne raske probleemi üle, kuidas hakkama saada. Just. Aga teie olete Eestis ja ka siis siin lähiriikides väga tuntud ehituse valdkonnas kõige keerukamate konstruktsioonide uurija ning olete võimeline ka arvutama neid pindkandjatest koorikkonstruktsioone. Et soovin nüüd, et toote selle kõige vägevama projekti välja. Mis on teie elus olnud kõige vägevamad projektid? No, et kõige olulisemad objektid, need on küll raske eraldada, milline nendest kõige olulisem on, aga suurem objekt oli lennusadamate ankaarid, täiesti lagunenud seisundis. Et ega sinna alla oli ohtlik minna, sest sealt kogu aeg kukkusid betoonitükid alla. Ja osa armatuuri vardaid rippus alla ja need kukkusid ka alla. Et siis ma alustasin ühe oma aspirandiga, Eiki Ontoniga, selle seisundi uurimist kuskil 2001. Ja lõppude lõpuks, kui ta oli Vene sõjaväe käes, lõppude lõpuks, kui Eesti riik ta sealt kätte sai, siis küll sel ajal, kui ta veel venelaste käes oli, nad mind lubasid sinna selle Eiki Ontoniga sisse siiski ja üles ronima. Siis lõppude lõpuks otsustati renoveerida, tähendab Kultuuriministeerium ja Eesti valitsus. Ja siis see peaprojekteerija oli arhitektuuribüroo Kokko. Aga meie siis selle Eiki Ontoniga tegime selle raudbetooni osa taastamisprojekti 2009. Ja 2012 ta sai valmis. Oli probleeme nõrkemiseni. Et mõnikord, iga kord, mõni väike asi, kogu aeg ikka helistasid, kuidas seda teha. Aga ükskord olid nad, kui ma olin suvel, läksin maale, siis Eiki Onton käis ikka seal vaatamas iga päev ja siis, kui oli probleem, helistas mulle ja niimoodi saime ta lahendada, kui ka ma olin suvitamas. Ja üks päev lähen hommikul sinna ja oli kaevatud need nurgapostid. Vot selle ankaaril on igas nurgas on niisugune torni ehitus. Ja mul oli see torni sein oli väga tähtis, kuna kogu aeg piki seda ankaari 36 meetrit jooksis tõmb vöö seal üleval, sest siin olid need kupli õieti silindriline osa, millel ju on see horisontaalsurve. Ja ma võtsin nii, et kui ka selle tõmbiga, läbirostetud tõmbiga või ka meie poolt tähendab puhastatud täiendav tõmbiga midagi juhtub, et siis need nurgatornide samasuunalised seenad
on nagu kontraforss. Ja kui see sein nüüd väljapoole niimoodi või hakkab nihkuma, siis see nurgaposti välimine vai on väga tähtis. Ega seal õiget vaia ei olnud, seal oli mingi süvend küll kaevatud ja see oli koht vai betoneeritud. Ja kuramus üks päev lähen sinna, nad on sealt alt kõik välja kaevanud. No siis helistasin küll Nordeconi peamehele ja ütles, teate, vennad, nüüd me lasime selle angaari vastu maad. Aga noh, siis sai seda nii taastada, et kõik illustikuga sinna alla ja nii edasi, et seda koormust jagada. Too oli esimene, no siis edasi tuli juba Tartu laululava, mis oli Valdek Kuulbahi idee teha nõukakonstruktsioon, mida ei ole mitte kuskil maailmas kasutatud. Ja mina olin nagu teine autor kahekesi. Asi oli selles, et nüüd see katteosa, see rippkonstruktsiooni katteosa oli siis komplekskonstruktsioon, kolmekihiline puitkoorik ja need eelpingestatud vandid. See oli nagu minu osa. Ja nüüd, miks see ainulaadne on? Asi on selles, et see tegelikult oli Kuulbahi doktoritöö realiseerimine. Tähendab, vabalt deformeeruva kontuuriga rippkonstruktsioon. Tallinna laululava nii, et siin on kaaret ja kaarte horisontaalsurve kantakse kontraforssidega maha vundamendile. Seal ei ole midagi kuhugi kanda. Seal on elliptiline ruumiline kontuur ja külgede pealt on toetatud sarniirsetele postidele, pidulikud sarniirid üleval ja all. Ja tagant on samuti toetatud sarniirsetele postidele. See on küll lühike. Nüüd, kui ma vahel olen välismaal sellest rääkinud, kuradi moodi ta püsti seisab. Niipidi sarniirid ja niipidi sarniirid. Eks ole? Et ma olen siis küll öelnud, et me loodame nii ja Jumal ehk aitab ka. Estonial oli ruumipuudus. Ja ma pakkusin siis välja, et võtame need sõrestikud ära ja paneme nende sõrestike asemele liimpuitkaaret. Ja noh, kuskil raamatus on mul see esimene visand isegi olemas, et mismoodi see välja näeb. Ja noh, siis tegime, sai see projekteeritud, ma arvutasin kõik sõlmed ja need kaared läbi. Nüüd kahjuks pidi kaarte ristlõiget suurendama tulepüsivuse nõude kohaselt. Sest see Päästeamet või tuletõrje ütles nii, et neil ei ole niisugust tõstukit, et sinna pääseda. Ja selle tõttu nüüd tuleb nõutav 60 minutit teisiti tagada. No millega? Sellega, et iga minut põleb kuskil 0,7 millimeetrit ja korrutad 60-ga on üle 4 sentimeetri, üle 4 sentimeetri panin igalt poolt juurde. Nüüd Peep Jänes oli arhitekt ja kogu selle tegevuse juures ja see ütles, kurat, nii suur ristlõige läks paar aastat mööda ja Peep Jänese näitus oli seal soolalaos. Ja ta ütles, tead, see ristlõige, nende kaarte mõõtmed selle ruumiga, see on kohe nii hästi sobib. Ja seal sai siis 3 saali. Jälle hirmus kiire oli, iga katuse all oli eri firma. Nii et Estonia teater sai üle 2000 ruutmeetri juurde. Oli balletisaal, oli kammersaal, kus meeskoor käib harjutamas. Ja hästi võimas on see kulisside maalisaal. Siin on veel ehitatud üles nüüd nende kaardile rippuma üks niisugune galerii,
et kui nad maalivad all neid suuri kulisse, siis ta saab sealt ülevalt seda suurt pilti näha. Just. Ja noh, teletorn oli muidugi vahepeal. Et noh, minu osa oli küll teraskonstruktsiooni juures, ma olin ekspert. Pidin tegema ekspertiisi, et see restorani osa teraskonstruktsioon töötab normaalselt. Et muidugi siis oli veel tornid ja iga puittorne ja tuulegeneraatoritorne ja millega ka 5 aasta jooksul on janditud. Et mis nendest nüüd noh, kõige on raske öelda. Ega kõikide nende juures tuli teha päris suuri arvutustöid. No eriti Tartu Laululava, sest see on üks igane kuradi jama süsteem, et tal ei ole, noh, tal on väga suured deformatsioonid. Selle tõttu ta seal sarniisside postide peal on ja nii edasi. Ja algul tegime Valdek Kuulbachi valemitega, aga ma vaatasin, et tuleks kasutada ühte head lõpliku elementide programmi, aga meil siin ei olnud siis. 1992 või 3 nii. Ja noh, helistasin Soome sõpradele ja nad lubasid siis oma arvutil lõplike elementidega see läbi teha. No sõitsin sinna, nii kuradi hea arvutimees, poolest sõnast alati mind. No ma andsin kõik need koordinaadid ja jäigusparameetrid ja nii edasi. Ja lõppude lõpuks neid arvutustulemusi oli, need trükiti välja, teate, oli nii pikad need paberirullid, nii suur, laia paberi peal. Neid oli 5 pappkastitäit. Et ma tõin laevaga Eestisse ja siis saime seda analüüsi teha. Et nii, veel Tartu Laululavast on üritanud sama süsteemi teha. Teate, Berliini kongressihall varises. Pärast seda Lääne-Berliinile ameeriklased kinkisid kongressihalli. Nad ise ehitasid selle. Ja seal on noh ka küll raudbeton koorik, aga see on tugevdatud tõmbidega. Samasugune nagu noh, need laululava omadki. Ainult nad olid üksik kõrgtugevatest traatidest. Ja 26 aasta pärast need rostetasid läbi ja kogu see kongressihall varises kokku. Ja nüüd selle taastamisel oli tehtud niisugune projekt, et see sisemine lagi. Üks asi oli nüüd kongressihalli pealmise katusse kandekonstruktsioonid kahest kaarest, aga siis oli veel sisemine lagi, noh, et akustika ja kõik see värk. Ja see oli täpselt samasugune ovaal ja praktiliselt sama mõõtmega kui Tartu Laululava. Aga ja no ta toetas sendi peale, see tähendab, oli vabalt deformeeruv igas mõttes. Aga no väga kuulus mees, professor Krätsik oli, kes sellega oli seotud ja see ka lõpuks lasi esitada üleni seina alla, et kurat teab, kaotab kohaliku stabiilse ja nii edasi. Ja noh, Türgis on nüüd üks teine Kopekli, üks vana hoone katus, et teda no vihma ja päikse eest kaitsta ja nii edasi. Aga noh, see on ka halt, on kõik ümberringi toetatud. Nii et keegi niisugust jumala lahtist värki ei ole siiamaani, no ma ei tea, kuskil oleks kasutatud. Aga läbi nende oma kogemuste ja nähtud ehitusvigade oskate palun anda mõned soovitused, et mis on teie meelest siis ikkagi vajalik insenerile, et ta suudaks seda tööd teha õigesti, et ta suudaks seda vastutust kanda. Millised peaksid olema inseneri väärtused? Noh, kõigepealt inseneri ettevalmistus, koolitus. Noh, meil Tehnikaülikoolis. Et
väga põhjalikult ta peaks õppima matemaatikat. Eriti kõrgem matemaatika, nagu mulgi seal on diferentsiaal ja integraalarvutus. Et ja see on nagu edaspidi see alus. Sa ei saa õppida mehaanikaainet, tugevusõpetus, varvassüsteemide staatika või ka elastsusteooriat ilma selle matemaatikata. Kõik on ju diferentsiaalvõrrandite peale üles ehitatud ja sa pead neid kuramus lahendama, nii edasi. Et seda tuleks väga tõsiselt võtta. Nüüd elastsusteooria on kogu selle vundament, alus. Seda meie ajal oli see olemas. Kui Räämet, dotsent Räämet seda elastsusteooria loengut pidas, siis üliõpilast ütles nii, et ta on peaga laes, mitte midagi ei saa aru. Ja mina võtsin, kui ma kandidaaditööd tegin, siis ma võtsin selle nii põhjalikult läbi, et issand jumal, tuletasin neid valemeid ja nii edasi. Et see on see, et kui seda nüüd ei ole ametlikult, siis seda tuleks võtta kõrvalt loenguna. Nüüd nii imelikkusega ei ole, vaid tunduda. Üks asi, mida tuleks kõrvalt võtta, on tõenäosusteooria. Miks? Asi on see, et kõik materjalide omadused, mida me projekteerimisel ja arvutamisel kasutame, kõik on tõenäosuslikud numbrid. No tähendab normatiivsed väärtused, kõik koormused, looduslikud koormused, lumi, tuul, kõik on tõenäosuslikud. Ühesõnaga nad on antud, need normatiivsed väärtused mingisuguse tõenäosusega. Ja järgmine asi, kui meil on mingi vana objekt ja me tahame teada, millises seisus see materjal on. Me puurime sealt need katsekehad välja, katsetame ära, joonistame selle jaotuskõvera ja sealt jaotuskõverast määrame nüüd selle 5% kvantiili, mis on see normatiivne väärtus. Et lõppude lõpuks kõik me arvutustulemused on teatava tõenäosusega tagatud. Nüüd järgmine muidugi inseneril on see, et selline järjekindlus peaks olema, et ei saa nii olla, et võtad ühe raske asja ette, siis jamad kuskil vahepeal mingi muu probleemiga ja siit läheb mingi tähtis asi, ununeb ära. Asi tuleb teha lõpuni ja veel mitu korda kontrollida. Ja teine asi, vastutus. Et ta peab seda vastutust ehituskonstruktsiooni puhul tundma. Ehituskonstruktsioonid on väga suure massiga. Ja kui midagi juhtuma hakkab, seda ei pea millegagi kinni. Muidugi alati ma küll soovitan inseneridele ja ka ülikoolis võib-olla üliõpilastele näidata Viasat Exploreris on üsna sageli selline saade kui Massive Engineering Mistakes. Seal me näeme, kuidas üks pisikene viga võib põhjustada erakordselt suure katastroofi. Et see vastutustunne peab olema. Kunagi Madisson, kes alustas meie kooli üldse, terve tehnikaülikooli, aga meie eelkäija eriti, oli sillaehitaja. Seega loengutel olevat rõhutanud, mina tema loenguid ei kuulanud, et suur võim ei andesta viga. See suur võimu ajal ta ei mõelnud Jumalat, aga mõtles loodust. Tähendab, kuidas loodus käitub. Ja muidugi on see asi, mida ma küll rõhutaks, on see, et insener peab oskama pliiatsiga paberile joonistada selle sõlme, konstruktsiooni sõlme, nii et sellest saab aru, nagu ta tahab töölisele selgitada või ka töödejuhatajale, et ta sellest joonist aru saab. Tähendab, tal peab olema ruumiline ettekujutus. Seda küll nüüd seal kujutava geomeetriaga loengutel küll natukene saab õppida.
ja nii imelik, kui see ka ei ole, käekiri peab inseneril olema loetav. et mõnikord on nii, et noh, ma olen üliõpilastel vene rühmas näiteks eriti, see lause on lainetav joon. Aga see ei ole mitte ainult tudengite puhul ka täitsa, no näiteks majanduskombinaadis peamehaanik kirjutas nii, et ta ei lugenud ise ka pärast seda välja. ma küsin, aga mis sul siin on? siis kurat, ma kirjutan uuesti. Tudengile näitan, no kontrolltööde parandamine ogaraks võib minna. sa ei loe kontekstist ka välja. Peenike lainetav joon, küsin, mis siin on. kurat, kirjutaja ei oska ise ka. nii palju ma ütleks inseneri kohta. see on nüüd kõik see, mida tuleb koolis omandada, aga kui nüüd kool on lõpetatud, et kuidas insener oma esimesed sammud oma valdkonnas, kuidas tema seal tööturul siis hakkama saab? Et kas tööturul on oluline see ka, et kuhu ta satub, kes on tema kolleegid? jah, muidugi. Muidugi juhtival inseneril noh, peab olema suhtlemisoskus. Et kui sa ei saa suhelda või kõik hoiavad sinust eemale, parem mitte rääkida, et siis ei saa õiget asja teha. Suhtlemisoskus peab olema, aga noh, mõnel seda ei olegi ja ei ole midagi teha. Ja ülemusena absoluutselt ei kõlba, et kunagi sa ei saa õiget kontakti, tea, mida ta mõtleb ja nii edasi. Aga et noh, väga tähtis inseneril on õppimine kuni elu lõpuni. Ja asi selles, et noh, eriti viimastel aegadel ju kõik tehnika, kõik muutub väga kiiresti. Väga kiiresti tulevad uued materjalid, uued seadmed ja nii edasi. Et no nende täienduskoolitustega 5 aasta jooksul, kui palju sa peaks olema seda tööd teinud ja nii edasi, mis on kehtiv üle maailma muide. Aga kolleegide tugi, kas see on oluline ka, et meil on olemas sellised head kolleegid, kes saavad ka meie tööd näiteks üle vaadata, et kõrvaltvaatajana märgata vigu? Jah, et seda jah, tuleks isegi rõhutada, et noh, kui on eriti noorem insener, kellel ei ole väga suuri kogemusi, aga sellest hoolimata ka vanematel noh, projekteerimisel. Et kui sa asjaga valmis saad, oleks hea, kui teine hea kolleeg, kellega suhted on väga head, viskaks pilgu peale. Mõnikord on see, et sa oled noh, oma mõttes kõik nagu läbi mõelnud, kõik seda teinud ja arvutanud ja nii edasi. Ja kui ka kontrollid, kõik on teha, seda ma tegin. Ja sa ei märka suurt viga. Aga teine inimene tuleb, vaatab noh, täiesti noh, värske pilguga ja märkab seda mõnda rasket viga. Et mõnikord võib-olla peab teinekord kuskil kohvikus välja tegema sõbrale, et ta näeks vaeva ja leitseks selle läbi. Selle vea leidmine, noh, kui ma tegin kandidaaditööd ja ma rääkisin, oli väga raske matemaatika. Ja noh, tegin kõik need arvutusvalemid, koostasin kõik arvutiprogrammi ja nii edasi. Ja nüüd ma hakkasin arvutama selle oma mudeli, mis oli 3,6 meetrit läbimõõduga, selle paigutisi, tähendab koormamisel. Ja ma sain üle 300 000 kilomeetri, läks kuu peale kuramus selle arvutusega.
ja ma otsin seda nii, et segaseks minna. Küll voodis, küll kõhuli, küll selja peal ja nii edasi. Ja see imelihtne viga. Aga ma ei märganud jälle seesama, vaatan kõik, aga see kõik ma olen teinud. Ja noh, elastusmoodul on hirmus suur number. Noh, 2 miljonit, eks ole, terasel, mul oli ka teraskonstruktsioon. Et kui see kordub nüüd mitmes kohas, see kasvab, äkki läheb liiga suureks, et väga raske on endal seda saatuslikku viga leida. Ja mina ka oma töös puutun kokku sellega, et võtan vastu projekte, et teinekord on selline tunne, et keegi teine ei olegi seda üle vaadanud, et on nii inimlikud vead, aga kõik, kes siis töötavad suuremates firmades, võiks omalt poolt ikkagi üksteise tööd üle vaadata või siis firmal peakski olema selline süsteem, et kellegi laualt käib see veel läbi. Et see oleks ka üks koht, kus kindlasti saaks vähendada igasuguseid vigu, mis on väga olulised. Kas tänapäevases maailmas teid miskit veel kurvastab ka, häirib ja mida te tahaksite muuta? Nojah, ma lihtsalt eluloolistel põhjustel tunnen väga huvi poliitika vastu. Ega muud niisugust häirigi, okei, meie naabrid ja see inimvihkajalikud süsteemid, aga kui rääkida oma sellest kodumaast, siis mis mind hirmsasti häirib, on see, et see ühiskond on nagu lõhestunud vähe Eestis. Ja eriti muidugi erakonnad, iga erakond püüab teha kõik, et kuidagi võimule saada ja siis püüab mustata ja laimata kõiki teisi erakondi. Ja niimoodi seda koostööd ei ole. Ja et tead see ja ajakirjandus paneb selle loole veel agu alla, nagu öeldakse. Ja ükskõik võtad iga päev millise ajalehe, kuulad telekast kogu aeg seesama asi, ikka Eesti on täitsa kuristiku äärel ja ei tea mida. Samas, nii vana mehena, kes ma mäletan veel eelmist Eesti aega, vaba aega, võin küll öelda, et nii head elu, kui meil praegu Eestis ei ole mitte kunagi varem olnud. Valdkonnas, kas on midagi ehitusvaldkonnas, mis võiks olla teisiti või kuidas mõjutab praegu selline arvutite pealetung, et insener peab ikkagi oskama ise ka seda suurusjärku tunnetama? Jah, siin minu raamatutes pindkandjad või nii edasi. Ma olen esitanud niisuguseid rusikavalemeid. Et kui tal arvutist tuleb, arvuti teab mida iganes. Kõik oleneb sellest, millised algandmed sa annad ja nii edasi. Ja võib ka mingil muudel põhjustel seal arvutusviga teha. Nooremalt, väga noor insener, kellel kogemus ei ole, kirjutab see arvuti tulemusest veel mitu kohta peale koma välja, aga tegelikult ees on 10-kordne viga, täisarvutis tähendab. Aga et sa pead lihtsate valemitega oskama nagu hinnata, et kas, nagu mu Soome sõber professor Lindberg ütleb, et tule targista, oletko samalla pihalla tai ei. Et võib-olla need kuskil mujal. Ja seal ühes Soome firmas, kellega me kunagi rajasime siin ühe firma EKK, siis tema firmas ükskord tuleb üks insener ja näitab nüüd selle
peakonstruktorile, et vaata, et mis sa arvad sellest noh, projektist või joonistatud projektist. See ütleb, et kas lihtsate valemitega, nii ruskavalemitega ka kontrollist ei kontrollinud. No siis mine tee see ära. Noh, inseneri puhul, jutu puhul jäigi mul nendest omadustest üks asi ütlemata. See oli see, et kunagi oli Inseneriliidu ka üks seminar, üks täiendav koolitus ja siis oli tahvli peal kirjutatud suurelt: insener ei arva, vaid arvutab. Ja see oli, noh, see oli väga tähtis asi. Kunagi Enno Soorun, kes oli pinnase ja vundamendide alal niisugune suurem spets, tuleb keegi väljastpoolt, noh, palub konsultatsiooni ja noh, mingi vundamendi lahendus ja näitab talle seda joonist ja küsib, et vabandage, et kas teil aega on ja mis te arvate sellest. Enno Soorun ütles, ma ei arva midagi, ma arvutan. Just. Kas tänapäeva noored on teistsugusemad ka? Noh, kas väga, et noh, võib-olla veidikene niisugune rahutum seltskond, et noh, ei suuda nagu 45 minutit ja rääkimata poolest teisest tunnist seda loengut kuulata. Mõnikord on mobiil on siin kõrval, ühe silmaga vaatab veel sinna. Et hiljaaegu oli Postimehes oli üks Tehnikaülikooli õppejõu artikkel, et praegu noored nagu üle 20 minuti ei suuda tähelepanelikult loengut kuulata. Keskenduda. Ja et ülejäänud noh, jookseb nagu mööda. Aga noh, muidu noored nagu noored ikkagi ja muide mõned on veel väga terased. Ja eriti muidugi, kui rääkida võrreldes vanemate õppejõududega, elektroonika kasutamine, sellest on nad sinust palju noh, võimsamat, palju oskuslikumat. Ja. Olete olnud kaua aega ülikoolis õppejõud ja professor. Teil on kindlasti olnud huvitavaid kogemusi õpilastega, aga mis teie meelest on üliõpilasi just kõige rohkem pannud õppima või inspireerinud? Noh, mul on seda küllalt hea vastata. Asi on see, et kuna mul on taga suur praktika olnud, enne kui ma õppejõuks üldse hakkasin, majaehituskombinaadis 6 aastat selle rajamise algusest peale ja meil oli ju nii tehase detailide tootmine kui ka montaaž. Ma olin peatehnoloog, siis edasi olin, vahepeal olin aspirantuuris, siis olin EKE projektis, olin peakonstruktor projekteerimise osas. Siis olin, vahepeal töötasin enne aspirantuuri minekut noh, majaehituskombinaadist suure surmaga sain tulema muide. Noh, direktori ja mul olid seal väga head suhted. Mis põhjusel ma sealt ära kombinaadist tulla tahtsingi, oli see, et ma tahtsin kandidaadi tööga jätkata. Ja noh, olin seal siis SKP-s tööl ja läksin siis laulu juurde, et ma tahan koorikute alal, mis tollel ajal oli siis kõige niisugune kõvem või teoreetiliselt kõige raskem ala, et selle alal aspirantuuri tulla ja see ütles ei, sel teemal töö kõrvalt ei tule midagi välja ja tal oli jumala õigus. Aga nüüd, kui ma noh, tulin õppejõuks, siis mul oli väga suur praktika taga ja teine asi,
kateedris ka teised õppejõud. Meil oli nagu tasakaalus see praktiline ja teoreetiline osa. Mis asi oli see praktiline osa? Need olid ekspertiisid. Mõnedes projektides osalemine. Paljud õppejõud osalesid kuskil projekteerimisinstituudis mingis osas. Ja et see praktiline osa oli täiesti tasemel. Nad olid kõik kursis, mis toimub. Ja nüüd, kui sa loengul räägid teoorias, kõik konstruktsiooniteooria, mida iganes, ja tood praktilisi näiteid, vot see läheb nii hästi peale, siis kuulatakse väga teraselt. Ja mul on endalgi meeles, et kunagi laul tõi ühe näite. Kohtla-Järvel, kus oli reservaari varing. See oli esimesel korrusel niisugune tumm betoonist kast ja sealt läks üks veetoru üles torni. Ja nüüd, kui ta täitis seda torupidist kasti, veesurve on ju nii. Seal all oli ju metsik surve, vaatamata sellele, et see peenike toru läks üles. Veesurve ju tekkis sellest kõrgusest. Ja see varises. Noh, 2 kordagi, enne kui aru saadi, milles kurat asi on. Et ei või ülevalt seda tornist seda survet tekitada. Ja nüüd see praktiline osa jah, huvitab väga. Nüüd, et ette valmistada, väga tähtis on kursusprojekti tegemine. Et sa kuulad kõik, kuidas see konstruktsiooni tuleb teha, kuidas seda arvutada ja nii edasi. Teed märkusi loengu ajal. Aga nüüd, kui kursuse projektiks on näiteks projekteerida lennusadama või mingi lennukite angaar. No siis hakkad kurramus otsima, vaatad seda sõlme mitte tühja ja ei saa aru või ei tea. Hakkad otsima käsiraamatutest ja nii edasi lappama ja teed selle läbi. Kurat, meil oli kuskil minu ajal, kuskil 4-5 kursuse projekti semestris. Ogaras minna. Aga kust te ise olete inspiratsiooni ammutanud, et kõige sellega toimetada, mis on teie elus? No, mul on võib-olla esivanemate geenid on olnud nii head. No, vanaema ja minu enda ema elasid üle 90. Ja noh, vaatamata tolle veneaegsele raskele elule. Nii, et midagi on sealt tulnud, et mul on niisugust elurõõmu olnud ja tahtmist, huvi kõige ümbritseva vastu, loodus ja nii edasi. Praegu tegelen universumiga ja on üks Goethe luuletus, mis mu kohta küll, ma ei tunnetan, et see veidi käib mu kohta. Et ma ikka täis veel veidrat rahutust, mu meel ja mõte kaugustesse sõuab. Ma taevast igat kaunist tähte nõuan ja maa pealt igat meelerahutust. Ja iga nauding, milleni ma jõuan, ei kärbi kärsituse mahutust. Et ükskõik, saan ühe asjaga maha, ikka on huvi midagi uurida ja nii edasi. Vahel võrgust jälle tuleb mingisugune termin või midagi meeldib, jälle pealt vaatama, et mis kurat selle taga on. See on imeline, milline mälu teil on. Noh, raamatute kirjutamisel on, aga noh, kui ma seda oma rahutust räägin ja nii edasi, eks muidugi viimasel 1,5 aastal on hakanud selline hoog küll oluliselt raugema. Muidu ma ju siin iga päev, mul on hulga pille, kuskil üle 20 pilli ja ma kõiki neid kuidagi näpin ja tunnen sellest isegi rahuldust. Muusika kuidagi. Mõnikord mul oli üks väike kannel, laste kannel, aga Saksamaal tehtud, väga hea pilli, väga hea kõlaga. Õhtul lähen voodisse,
hakkan midagi mängima ja kuidagi nagu päevased mured lähevad ära, vaatad, ega see ei olegi elu kõige tähtsam probleem. et sellest ja noh, rääkimata suurest kandlast, Estonia kandlist. ja kunagi ma mängisin viiulit nagu pöörane, aga juba algkoolist alates. et kui oleks sattunud nüüd hea õpetaja otsa, siis ma võib-olla oleks leiba teeninud hoopis selle alaga. ja noh, laulmisega kooris tähendab nii algkooli kooris kui tipimeeskooris natuke aega. teate, need kooriharjutustunnid, noh, see oli mitmehäälne, eks ole. ma olin teine bass. see noh, ma arvan, et siis kutsuti teiseks bassiks, oli bariton. ja noh, see hääl muutus nende harjutustundidega oluliselt paremaks. ja iga kord, kui ma sealt harjutustunnist tulin, noh, mul oli nii õnnistunne, et no kuidagi see helises veel seal sees. no kunagi oli mul noh, üks kursusekaaslane, Valdo Ratassepp, Arvo Ratassepa vend, noh, kes läkski kuskilt 3. või 4. kursust viitemees. ei ütles ei muusika ega nii ja ta läks sinna muusikakooli ja nii edasi. temaga käisime sümfooniaorkestri harjutustundides. tal olid ka mõned noodid kaasas. ja nüüd, kui sa kuuled seda lugu ja dirigent teeb seal märkusi ja jälle korratakse ja nii edasi. ja teate, kui siis pärast lähed sinna kontserdile seal saalis, see on teine muusika. see sul kõik need detailid, noh, mida sa esimest korda kuuldes üldse ei kuule. noh, nagu okei, Beethoven või Mozart või, et 10 kordi kuulata, iga kord avastad midagi uut. et aga nüüd enam noh, ei ole väga sageli enam, mida pillega näppida ja aega kulub millegi muu peale ja nii edasi. et noh, eks see niisugune muusika pool, noh, nüüd ma küll kuulan ka telekast või selle arvutiga saan võtta välja mida iganes. väga sageli ma kuulan siit noh, väga häid asju ja aga et see nagu kuidagi ka arendab või seda tunnetuslikku poolt ja kas pillide mängimine ja muusikaline kuulmine kuidagi on insenerile ka kasulik? no kohe kindlasti. nagu matemaatika? meil kateedris laul oli sama koos Nikolai Alumäega. tema mängis klaverit, kui ta tudeng oli, ja Nikolai Alumäe viiulit. ehkki tegelik viiulimängija oli see Alumäe vend. ja siis noh, Johannes Aare, noh, tema pojad olid ju Juhan Aar, see noh, apelsinide Tõnu Aare või. kodus oli selline muusika tegemine ja Enno Soornurm oli eriti. Enno Soornurm oli muide meeskoori, mitte tipimeeskoori, vaid akadeemia meeskoori vanem. ja mängis väga hästi tšellot muide. et noh, selliseid, ka Einstein mängis viiulit ju. et kuidagi see kuulmine ja arendab mõistust. midagi arendab, tähendab
võib-olla terasemat tähelepanu siin ajus ja nii edasi. Soovin veel küsida, et kas teil on anda mõned soovitused ka, et mismoodi tulevased insenerid võiksid meie maailma tulevikus kuidagi muuta või siis kuhu poole see maailm võiks nagu liikuda? Eks ma olen ju dekaani perioodil ja tegime selliseid propaganda loenguid keskkoolide lõpetajatele. Ja siis ma tegin neid sellised ettekanded, need kuulasid nii kuradi tähelepanelikult. Ja tõin need maailma näiteid. Üks asi, nagu kunagi oli ka juttu, et kui aknast välja vaatad, siis ümberringi kogu tehismaastik. See on ju ehitusinsener ja ehitustööline. Aga kõik maailma suured ehitised, kõrghoonet juba kilomeeter Araabia Ühendemiraatides või peaaegu kilomeetrise hauaga sild Jaapanis ja nii edasi ja kuskil praegu on plaanis isegi üks 3-kilomeetrise hauaga sild ja siis kui ma neid näiteid toon ja näitan ja nii edasi ja ütlen, et kui te satute mõne sellise projekti juurde autorina või tegema või ehitajana, siis võite küll pärast seda öelda, eks seegi monumentum, et olete teinud monumendi. Asi on see, et ehitus kõlab aastakümneid, aastasadu ja see on niisugune mälestusmärk ja sa võid alati, kui käid mööda ükskõik, kui ma näen, telekas näitab mõnikord balletiharjutust ja näen seda liimpuid kaartega, kurat, mul süda soojaks, et sa oled selle teinud. Sellist võimalust paljudel teistel erialadel, et sinust midagi maha jääb, ei ole ju. Tehakse päevad läbi ükskõik midagi ja see kaob ära ja nii edasi ja sellega seda viisi ma olen nüüd teinud. Muus osas kokku võtta, et paljude asjade üle on muidugi olnud üksjagu hea meel. Ka need objektid, et enam-vähem on nendega maha saadud korralikult, millest enne oli juttu. Muidugi ka see doktoritöö tegemine kõigest hoolimata Tamperes, see õnnestus nii hästi, ta on mul seal riiulis olemas ja seal ei olnud sel teemal varem midagi tehtud. Ja ju see kukkus nii hästi välja, et aasta läks mööda ja need tegid must Tampere Tehnikaülikooli audoktori. Aga veel see, et ka pereelus ega ka viriseda ei ole millegi üle. 4 põlvkonda on praegu olemas. 4. põlvkonna vanem tüdruk on 19 ja noorem on pool aastat. Ja läbisaamine meil on kõik korras ja hakkama on nad saanud ka. Väga head meelt tegi see, et üks 3. põlvkonna kena noor tüdruk eelmine aasta kaitses neuroloogia alal doktoritöö Tartu Ülikoolis. Mul oli selle tohutult hea meel selles mõttes, et ma ei ole ainuke, kuidas öelda, kes teadusega tegeleb. Missugune maamärk võiks meil Tallinnas veel olla? Jah, ma olen seda kirjutanud ja võib-olla pandigi pahaks, et meil neid maamärke on vähe.
noh, kui siin üks, mille üle mul ka on muidugi hea meel, on see minu stipendiumifond. See on erakordne, sellepärast et kuidas ta tehtud sai. Asi oli see, et kui mul tuli see esimene raamat, ma tulin tagasi, siis noh, otsiti trükkimiseks raha. Ja Heiki Ontonil, noh praegu Ramirendi juhataja ja Ivo Pilvel tekkis mõte, et teeks minunimelise stipendiumifondi, millel on pangaarve ja sinna saab siis annetusi küsida. Nii see tekkis, aga siis, kui me sinnamaani jõudsime, vaatasime, et see fond võib teha täienduskoolitust, siis ta võib kirjastada ka õpikuid ja nii edasi, et ta võiks midagi ka muud teha ja neid ülesandeid on ta edukalt siiamaani väga täitnud. Tavaliselt stipendiumifond noh, tehakse mõne tuntud mehe nimel ja saadakse annetustest raha, millega siis toetatakse noh, doktorante või üliõpilasi või ja noh, see üliõpilaste doktorantide toetamist me oleme ka teinud päris ulatuslikult. No tavaliselt alati ühekordne toetus on 3000 euri. Ja me oleme toetanud üliõpilasi selle stipendiumifondiga mitte ainult Tallinna Tehnikaülikoolis, vaid Kunstiakadeemias ja Maaülikoolis samuti. Kunstiakadeemiastki on väga häid arhitektuuri poole pealt doktorante olnud. Et nüüd see Karl Taakli käis seda komendandi pärandit Ameerikas uurimas. Ja üks raamat on Betoonist võlutud. Ega ei tule ette. Ja tean. Ja Betoonist võlutud. See ongi see komendandi pärand. 2 korda ja noh, teda toetasime, et tal on nii hea meel, ta oli vaja Venezuelasse sõita, et seal arhiivides uurides. Et selle stipendiumifondi üle kah on hea meel. Hästi. Aga mõni hoone veel, mis on jäänud kuskil mujal maailmas silma, et mis on eriti kõnetanud, et mida meil nagu veel jah, enne jäigi selle kohal jutt pooleli, et ma no, kuskil ühes artiklis virisen selle üle, et meil ei ole ühtegi sellist noh, maamärki, kuhu võiks noh, välisturistidega, kuhu sa tuled ja näitad. See on ikkagi laululava, eks ole, siis kuskil noh, võib-olla Estonia teater ja veel mõni niisugune üleval Toompeal käiakse. Aga et noh, ei ole ühtegi sellist huvitavat maamärki ja toon seal näitena see elektriliini nurgapost nüüd sinna Haapsalu poole sõite, keda kutsutakse, ta on roostes ja ta on niisuguse kujuga nagu hoiaks nüüd seda poolt ja tähendab soorebane. Ja mõnikord mul tütar sõidab Saaremaale oma suvekodu ja ma küsin, kus te olete? No me oleme juba soorebase juures. Maamärk. Et aga noh, mõtlesin, et insenerina võib-olla arhitektid äkki panevad seda minu kuradi lugu küll seal artiklis kindlasti pahaks. Et noh, tehakse neid klaaskaste samas artiklis. Et ükskõik Ameerikas ma võin neid klaaskaste, noh, ma olen ju väga palju reisinud muidugi. Et mille üle kah on muide hea meel. Et maakeral sai sõidetud põhjast lõunasse ja idast läände läbi ja väga palju sai näha. Neid klaaskaste on seal nõrkemiseni. Aga et noh, mõnda huvitavat objekti, aga ükskord ka Kunstiakadeemia rektor ütles sedasama, et ei ole huvitavat
huvitavaid lahendusi on siiski suhteliselt vähe. Seda tuleks veel teha. Ja ma kirjutasin sinna juurde, et kui mõni arhitekt selles samas artiklis laseks käe lahti ja teeks midagi huvitavat, loomingut. siis oleks ka inseneril huvitav seda lahendada. Minul endal on selline komme, et kui ma olen mitmes kohas, nagu olin seal SKP-s, majanduskombinaadis, EKE projektis ja nii edasi ülikoolis. Iga kord, kui ma sinna tulin, siis ma käisin kõik osakonnad läbi. Vabandasin, et ma vaatan, mida te teete ja ma olen siia nüüd tööle tulnud ja nii edasi, et ma teadsin, millega kõik tegelevad. Ja mis inimesed, mõni oli tuttav ja kuskilt varasemast ajast, nii et sa näed, millega siin majas tegeldakse. Ja siis oled sa ka natuke asjalikum töötaja sellel alal, kuhu sa tulid. Sa tead, mida tehakse ja nii edasi. Et suhted on hirmus tähtsad. Ja sõbralikud suhted. Jah. Et see on kõige alus. Igas töös võiks olla ikkagi mõni selline huvitav aspekt, mis võiks panna inseneri mõtlema ja uurima juurde. Et kui igapäevane töö muutub juba igavaks, et siis et inseneri loomus võiks olla selline, kes ikkagi endale suudaks ise asja huvitavaks teha, et alati see õppimise moment elu lõpuni. Muidugi rippkonstruktsioonid ja koorikud on üks niisugune tõsisem asi siiamaani. Seal on nii kuradi huvitavaid nüansse, kas või Tallinna laululava. Et minul need objektid, millest enne oli juttu, nendest võib-olla kõige tülikamad ja närvidele käivad olidki Tartu ja Tallinna laululava, aga samuti Estonia teatri need katusealused. Kui on selline objekt, mis on ühiskonna silmade all ja sa hakkad teda tegema, näiteks Tallinna laululava, kui ma võtsin need paneelid pealt ära, paljaks võtsin, kurat, kus siis hakati helistama, nüüd kuhu kõik see esikaar tuleb maha ja kui hakkasin seal koorikut tegema, isegi kandidaadikraadiga nüüd see koorik surub need kontraforsid laiali ja nii edasi. Ja siis ise oled, ega kunagi ka 100% ei ole kunagi kindel. Siis jälle arvutad natuke ja siis on vaja minna koha peale ja mõõta midagi. Ehituse ajal oli objekt suletud laupäeval ja pühapäeval. Kurat, mul pühapäeval niisugune mõte tingimata peab ühte asja mõõtma selle kooriku suhtes. 3-kihiline koorik, mis seal sai peale. Praegu ta on ju ilus sile nagu kandlepõhi alt ja ma lähen sinna, kurat, äkki see firma peamees helistab mulle, ütleb, et kurat, et politsei helistas ja et keegi võõras, et jumal tänatud, et sina olid ja ära enam pühapäeval mine, et see igavene jama. Ma ei saa öösel magada ka, kui see probleem hakkab piinama. Aga jah, et kuidas neid arvutada ja kuidas nad käituvad. Muidugi, kui keegi viitsib huvitava ainene elastusteooria, muidugi. Mida konstruktsioonides kõik raudbetoon, karkass ja igal pool on huvitavad asju, millega tegelda. Eriti võib-olla mitmekesistab seda tööd kahjuks küll õnnetus, kui kuskil varing on. Mille pärast see kuramus ikkagi juhtus? Ja vot siis pead sinna peensusteni minema.
et eks neid on siin Eestimaal üksjagu olnud ja seda mul seal raamatus on need kirjas ka. Igasugust imelikke juhtumeid. et alles hiljuti olete välja andnud siit kevadel, eks ju, selle tagasivaade, jah, et kõik, kellel veel seda raamatut ei ole, et siis soovitame seda osta. on küll. Kohe võin anda. et aga seda saab hetkel siis ehituskeskusest osta. No ehituskeskusest, ma ei tea. Nüüd on ta ka Tipi raamatukogus. Kui ma meistrit loen keset tööd, siis ma näen nende tehtud tööd. Kuid oma teostes kogu aja ma näen, mis teha olnuks vaja. Ja nii see on, nagu see raamat tuleb, Aamen kirikus. Ikka on seal kuradi miski asi, mingi pilt jäi puudu. Noh, siin ees on natuke see, et niisugune sissejuhatuseks, et noh, võib-olla erinevate perioodide sellised poliitilist poolt, mis ma olen käsitlenud, võib-olla tolle perioodi inimestele see ei meeldi, aga mina seda nii nägin. Ja siis, no siin oli üks tähtis pilt. Ja noh, siin oli ka üks asi puudu, üks käsikiri, mis oli soome keeles kirjutatud. Neid kõiki raamatuid on väga hea lugeda. Need annavad väga hea ülevaate teie elust, kõik teie hoonete üksikasjalikud nüansid ja kogemuslood on nendes raamatutes olemas, nendes mõlemas. Et ma soovitan nüüd sellele saatele lisaks kindlasti lugeda läbi ka neid raamatuid. Noh, ma ei tea, kuidas on, et see raamatute kirjutamine, et ta algas mul küll selle ehitiste renoveerimisega ja kõigele vaatamata see on raamat, mis mulle endale väga meeldib. No see on nagu käsiraamat. See kuradi hästi ja laialt olema kõike seda asja, kõik nende materjalide puudused ja millest nad tekivad ja nii edasi ja konstruktsiooni asjad. Ja lõpuks on tugevdamise asju kirjas ja viimasena jäätmete firma poolt tehtud ülihea, see on nende poolt tehtud asi. Aga noh, muus osas ja neid seadusi siin ja mõningaid ehitusfüüsika tabeleid. See on päris hästi tulnud ja seda on 3 tükki ja praegu nagu ehituskeskuses ja on juttu olnud, et tuleks teha 4. tükk. See, 100 aastat. Ma arvan, et seda ei korda enam mitte keegi. Esiteks ei ole seda teaduskonda. Et siin on aegade algusest peale. No selle esimese osa skaneerimine, see oli ka täielik jama, tead, et sellega maha saada. Seda ma olen lapanud ja läbi vaadanud. Noh, üks mees oli puudu ja ütles, ei tohi trükki minna. Et tema nimi kuskilt, no kurat 1960. või 70. oli puudu. Aga ma ütlesin, et kahjuks juhtus selle tõttu, et esimeses raamatus oli ta juba puudu. Ja meil ei olnudki andmeid kuskilt võtta. Kas see esimene raamat on see sealt? Ja see esimene raamat on ka seal näha. See on ka selle samba kõrval. Ja, just. Ja, võt siin on minu nimi. Ja. 2009 magister. Ja. Midagi veel rääkida? Jah, päris hästi muidugi. Noh, siin on. See on ka päris hea raamat kõigist nendest juhtumitest ja ankaaridest ja nii edasi.
no need raamatud peavad olema ikkagi kõikidel ehitusinseneridel laua peal. Need 3 vähemalt. jah, ja et pindkandjad. Aga siin on ka kõik tornid ja siin on just need rusikavalemid ka. Lihtsalt, kuidas näiteks hüppari koorikut arvutada väga lihtsalt, kuidas kuplit arvutada väga lihtsalt. Päris hea, tead. Et noh, laululava, isegi laululava saab lihtsalt arvutada. Siis kui ümberehitamise aeg on, et sa võtad ühe trossi, mis katab 4-meetrist sammu. Nüüd see kõik, mis 4-meetrist sammu pealt tuleb, see katusekate, trossi enda kaal ja nii edasi ja sa võtad kui ühe üksiku trossi. Ega sa väga palju ei eksi. Et kui arvutad, noh, kui suur see tõmbejõud on ja kõigi nende kinnitus ülevalt ja taga. Edasi saab nende kaar- ja spindkonstruktsioonidega näiteks Tallinna laululava ja Tartu laululava? Tartu laululaval on need vandid on täis vist lõige 30 millimeetrit ja seal küll üks kuradi tudengid olid roninud sinna katuse peale tuld tegema hakanud. Aga jumal tänatud, noh, see ülemise katte küll olid ära rikkunud ja no seda sai parandada. Aga Tallinna laululava samasugune vanamees, nagu ma ise olen. Ja et torsside garantiiaeg Volgogradi tehases, Vene tehas, oli 20 aastat ja praegu on üle 60 aasta möödas ju. 60, seal oli 40 ja veel 25, 65 aastat. Et kui ma helistasin sinna Volgogradi, see tehas oli veel olemas. Noh, 2019 siis, kui see ümberehitamine oli. Ja ma küsisin, et kui suur kogemus teil on, tähendab, no nende, kui kaua on nad ekspluatatsioonis olnud. See üle 40 aasta neil ei ole midagi. Ehkki me võtsime kõik lahti, aga see trossi kinnitus, mis läheb tagumisse kaarde. Tagumise kaare laius on 2 meetrit, aga seal, kus ta nii läheb, seal on veel 2,5 meetrit. Ja see toru ise on 20 sentimeetrit, aga nüüd see tross ise tuleb selle trossi kinnituspea või noh, asi see, et sa pead arutama ta laiali, kõik trossi keeled. Ja see niisugune kooniline pesa on ja see otsa jäetakse sinna pesasse ja siis tinad siingi seguga valatakse kinni, et nad sealt libisema ei hakka. Ja nüüd see pea ise on 150 millimeetrit. Nüüd 200-150 ja nüüd siin kuskil vahele, seal torus jääb väga väike vahe, et sinna taha pääseda. Sealt edasi ta jätkub 70 millimeetrit jämeda jõukeermega varras, mis läheb siis sinna ankrusse ja taga on siis läbi selle raudbeton kaare ja mutter otsa. Sinna sisse ei näe midagi. Ja arvestanud ka niisuguseid ekstremaalseid olukordi, et näiteks üks vant kuskil mingi kinnitus ei pea. Aga nüüd see uus kate, mis seal peal on, 3-kihiline ristkiht, naelpuit kate ja jagab laiali. Et neid nüansse on igasuguseid, aga noh, seda tasub minu arust lugeda küll.
no selge, väga tänan teid selle huvitava vestluse eest. Olete kuulamas podcasti Maamärkide loojad. Tänaseks saatekülaliseks oli Karl Õiger. Ma tänan teid kuulamast, tänan Karl Õigerit ja minu tegemisi toimetamise võite jälgida Facebookist podcast Maamärkide loojad lehelt ning postitan oma kuulamised ka YouTube'i keskkonda ja Spotify'sse. Igal juhul mina tänan. Aitäh. Nii. Loodetavasti nüüd jõudsime selle suure puurimise vahel ära teha. Ikka oli jaa. Said sinna sisse või? Kuidas? Said sinna sisse või? Jaa, ma sain nendega räägitud, et ma natukene tõmbasin nagu vaiksemaks. Väga tänan. Ma mõtlesin, et 12. Jaa, väga tänan. Ma isegi tundsin iga kord, et kui me hakkame millestki rääkima, et äkki nüüd puurivad. Alati siis, kui on kõige halvem hetk. Aga ma arvan, et me saame küll kokku ilusti siit need lood ja